Nii, omadega on asjad nüüd jõudnud nii kaugele, et täna on plaanis natukene galvaanikat teha, hõbetamist. Kui mõnel võib-olla jah, siinmaal lõppeb see tegemise protsess ära, saadab need asjad kuskile kullassepa juurde, tagasi tulevad juba õpetatud kujul ja nii nad valmis ongi, siis mina tahaksin ka selle protsessi ise teha. Täna on siis kuskil circa 50 tükki on mul toorikuid valmis tehtud ja sellised, ehk siis suur, 25, 21, 17 ja kõverik. Kõik variandid esindatud. Sellised lähevad siis täna vanni. Kõigepealt on vaja teha esmane õlipuhastus, pesu, kasutades teatud selliseid pesuvahendeid. See on mul tehtud, seal midagi erilist ei ole, mida näidata. Ja nüüd järgmiseks etapiks on mehaaniline harjamine. Mina kasutan seda viisi. Reeglina kasutatakse muidugi keemiat, erinevate lahustitega materjali töötlemist, aga mulle teatud põhjustel meeldib just see mehaaniline lähenemine. Natuks aja pärast ma ka näitan, kuidas ma teen. Selleks on see puurpink siis siin teatav otsikuga, aga kõigepealt ma lähen ja panen vanni üles. Seletan ka seal natuke, mida, miks, kuidas ma teen. Nii, selline on siis minu hõbetamise vann, mida ma kasutan. Suht lihtsatest vahenditest tehtud. Kasutan erineva kujuga hõbedat anoodiks, aga loomulikult 0,999 prooviga, ehk siis sisuliselt puhas hõbe. Kui nüüd natuke netis tuhnida, siis leiab väga erinevaid retsepte selle süsteemi jaoks, mis lahust kasutatakse ja mis kangusega. Ehk siis, mina olen lihtsalt valinud ühe variandi välja. Samamoodi on nüüd tööparameetritega. See on väga tugevalt sõltuv nüüd, esmalt loomulikult sellest, mis süsteemiga tegemist on. Teiseks aga ka vanni enda suurusest sõltub ja lahuse kangusest, kasutatavate pindade suurusest, veel sellistest asjadest. Nii et tegelikult ehkki ka selle kohta leiaks selliseid optimaalseid suuruseid, ma ütleks ikkagi, et üsna tugevalt on vaja ise läbi katsetada, et leida see tegelikult toimiv parameetrite millised need parameetrid peaksid olema. Nii, lihtsalt näitan niisugust pisi asja. Tõmbekapp, väga hea asi, kus tööd läbi viia, sest hoolimata, kui vähe või rohkem mürgine see süsteem on, ikkagi mingil määral mürgine ta on ja väga tark on hoida neid aurusid endast eemal. Teine, mis annab palju juurde, muidugi magnetsegaja, ikkagi toimub tsirkulatsioon. Ei ole siis põhimõtteliselt ioonide kontsentratsiooni sellist ebaühtlustumist lahuses töö jooksul. Ka väga hea asi. Muidugi sellel on ka omad miinused väga tugeval tsirkulatsioonil. Aga see on üldiselt rohkem nagu väga suurte vannide teema. Niisugustel piisikestel, nagu see siin minu oma, just väga suurt negatiivset mõju nüüd ei oma. Nii, siis ma panen nüüd masina üles. Täpne mudel ei ole ka oluline, neid on ka nii palju erinevaid. Mul on lihtsalt üks võimalikest variantidest. Ja siis ma hakkan vaikselt oma neid detaile puhastama. Ja kui mingi ports on valmis, siis panen vanni ja vaatame, kuidas siis see hõbetamine ise välja näeb. Nii. Nüüd ma hakkan siis vidinaid ette valmistama. Hõbetamiseks selleks on vaja pind korralikult ära puhastada. Ma kasutan, nagu ma ütlesin, juba mehaanilist puhastust harjastega. See annab veel lisaks sellise poleerimise efekti. Ja kuna pind on eelnevalt rihveldatud, siis täiendav poleerimine annab sellise tugevama helk-tuhm efekti. Oleneb nüüd, kas vaatame neid nii-öelda harju siin peal või ütleme neid kõrgemaid kohti või sügavamaid. Tegemist on lihtsalt tabase sellise nühkimistööga, just lärmakaga, kuna masin selline on. Nii et nüüd ma panen suu kinni ja lasen käed käia kindad käes, sellepärast et asi kipub suht kuumaks minema.
Nii, üks on nüüd valmis. Jah, jube aega nõudav. Ma nagu ütlesingi, et kui osad lõpetavad siinmaal oma töö ära ja saadavad selle kuskile mujale tegema, siis ma ütleks, et minul on jämedalt need 3 etappi on ajaliselt võrdsed. Üks on tooriku enda tegemine, teine on hõbetamine kogu oma ettevalmistuste ja järeltöödega ja 3. on närvimine ja lõpetamine. Nii et tegelikult eks ta natukene jah, kõik aega võtab. Nüüd midagi, annan piitsa, teen need kõik lihtsalt ära ja siis hakkan järjest neid vanni poetama. Siis lähme edasi. Nii, panen siis ühe täie nüüd vanni. Kasutan siukest hästi jälle lihtsalt tehtud raami, mille peale ma panen oma vidinad rippuma. Tükiarv sõltub suurusest. Sellise mõõduga vidinaid panen ma 9 tükki. Võta siit poolt, et näita seda. Tule üldse teisele poole. Nii, siis on näha, vaata, kuidas seda värvi muudab kohe. Nii, tegelikult hakkab katmine suht kohe peale. Loogika on selles, et nagu lühidalt kirjeldatakse, on siis see anoodilt ehk siis selle hõbesüsteemilt liigub see hõbe kaetava pinna peale. Tegelikkusest näeb see protsess natuke keerulisem välja. Lahuses peab olema alati vaba iooni, mida kantakse pinna peale, ehk siis antud juhul hõbedat, ja protsess tegelikult näebki niimoodi välja, et vooluringi tekitamisel lahusest läheb hõbe kaetava pinna ehk katoodi peale ja nendelt plaatidelt või sellelt detailide süsteemilt ehk siis anoodilt läheb uuesti vaba hõbe lahusesse. Hoian neid teatud aja ja võib-olla natukene erisuseks on see, et mina kasutan 2-kordset katmist, mis tähendab seda, et teatud aja hoian neid siin vannis, siis võtan välja, pesen ära, poleerin ära, ma tulen selle poleerimise juurde tagasi, mis see tähendab, ja siis katan veel üks kord. Tundub lihtsalt, et see tulemus jääb natuke parem. Poleerimine põhimõtteliselt ei oleks vajalik, kui kasutada siin lahuses teatud kemikaale, mida üldiselt tööstuses või ma arvan, et võib-olla kui osad kullassepad kasutavad. Minul neid lihtsalt ei ole ka kunagi taga ajanud. Poleerimisega saab täpselt sama ilusa tulemuse, lihtsalt jah, võib-olla üks lisa selline liigutus endal juures. Aga millised nad välja näevad, seda on ka pärast näha. Kaua siin seda hoitakse jällegi oleneb nüüd sellest, mis voolu peale antakse. Ja nagu ma ütlesin, see on niivõrd sõltuv kogu süsteemist, lahuse kontsentratsioonist, hulgast, vanni suurusest, jällegi katse-eksitusmeetod. Mina tegin päris palju ennem proove, enne kui siis nii kaugele jõudsin. Nii, nüüd sai aeg täis ja esimene ring on tal põhimõtteliselt vannis oldud. Nüüd ma võtan selle asjanduse siit ilusti välja. Ja siia lükkame siis. Nii. Sellised nad nüüd on. Mitte väga kiiskavad, nagu näha, on ju. Aga peale poleerimist saavad nad täiesti teise välimuse. Esimese asjana lihtsalt tuleb nad esimese asjana tuleb nad siit varraste otsast kätte saada, eks need ka vardad ju koguvad natukene vannis hõbedat, mis tõttu see äravõtmine ei ole alati just maailma kõige lihtsam ülesanne. Nii, nüüd äkki õnnestub. Türa, ei õnnestugi, kunagi elus ei õnnestu. Kinni. Oota. Ot, näed, alati tuleb siukseid toredaid seiku ette, et mida nagu vajutame ka välja poole. Nii, hurraa, käe. Ja nüüd selle asjad ma panen ära ja nüüd peseme lihtsalt selle lahuse pealt maha. Siis on lihtsalt vaja ära kuivatada ja siis juba poleerimine, aga poleerimiseni ma jõuan natukese aja pärast. Nii. Et nüüd on siis asjad vannis ära käinud
ja ma teen esimese poleerimise, mille järel nad lähevad siis uuesti vanni. Nii. Et praegu on nad sellised vaikjad, tummid. Erinevus on nüüd selline, kuidas see valgus kõige paremini mängib. Poleerimata ja poleeritud. Poleerimata ja poleeritud. Ometi ma ei jäta teda veel sellise peale, vaid teen ühe katmise siis veel. Aga nüüd ma annan siis piitsa, poleerin nad järjest ära ja siis lähme uuesti ükskord paneme ta sinna vanni. Nii. Need on nüüd siis poleeritud ja lähevad siis teist korda vanni. Seal üks ports on juba tehtud. Ma panen nüüd kõverikud siis praegu. Kõverikke mul on täna kahes mõõdus, nii kitsamad kui laiemad. Aga vanni jaoks ei ole see tähtis, kumba ta parajasti on. 9 tükki. Ja täpselt sama nagu ennemgi. Ma loodan ainult selle vahega, et ta nüüd ei jää mul selle varde küll kinni, nagu ta mul esimesel katsil ja tehti vähemalt see osa õnnestub paremini. Nüüd ei ole muidugi võimalik seda hõbetamise protsessi nii ilusti jälgida, sest ta juba ühe korra on kaetud ja värvimuutus kontrollin siit. On ilusti, et värvimuutus ei ole nii selge. Kell käima, aeg jooksma. Ja pärast jälle poleerimine. Ühesõnaga eile sai nüüd siis suur töö ära tehtud. See punt on nüüd hõbetatud 2 korda. Ja enne kui ma saan hakata värvima, tuleb teha veel viimane ülioluline asi, milleks on siis kvaliteedikontroll. Seda ma teen siis sellise võluvaparaadiga, nagu on skanneeriv elektromikroskoop, kuhu ma olen juba ühe vidina antud juhul siis 17 grammise sisse pannud. Nüüd ekraani vaadata, siis see on nüüd lant, mille pinnakatet ma hakkangi nüüd kohe praegu uurima. Paneme kõige väiksema võimaliku suurenduse peale. Võtame seal üldise pildi. Nii. Pilt näitab praegu seda, et esimese sellise visuaalse kontrolliga jah, pinnakatte on täiesti ühtlane, sest siin on tegemist ühtlase värviga. No, see natukene tumedam osa näitab lihtsalt seda, et tegemist on kaarpinnaga, aga puuduvad tugevalt eristuvad sellised täpid, mis võiks viidata näiteks, et kate on ebaühtlane ja vaske kumab alt läbi. Aga kas see tõesti nii on, seda kohe näitab siis ikkagi masina enda kontroll. Nii, kontrollin need asjad siin üle, kõik on okei. Ja loeme selle pildi siis sisse. No, natuke läheb veel aega. Nii, kõige väiksem suurendus, mis võimalik on, ehk siis põhimõtteliselt see ala, mida siin ekraanil näha on umbes 5 mm suurune. Ja võtame siis tervelt sellelt 5 mm spektri. Nii. Hõbe. Kui siin oleks nüüd tugevalt vaske, ehk siis pinnakate ei ole ühtlaselt, siis kuskil siia osasse peaksid ilmuma ka selged piigid, mis näitaksid siis vaske. Antud juhul siin midagi ei ole. Tegemist on
praktiliselt ikkagi puhta hõbedaga. See on süsteemi piik ja õhust tulenev süsinik, see on alati, sellest lahti sellisel kujul ei saa, aga pinnakatte kui selline on põhimõtteliselt puhas, võime see natuke ka suurendada, tühjus. Nii et mina rahul ja seda asja võib nüüd töös kasutada. Okei, ma teen veel ennem, stopime selle ära, aitab küll. Ma teen ühe pildi veel, ma teen oluliselt suurema suurendusega, vaatame. Võtaks mingi näiteks siukse suurenduse ette sellest samast kohast. Läheme siis nii-öelda ka väga-väga mikrotasandile juba. Noh, jah, ei paista ka siin midagi. Natukene kontrasti küll juurde panna, aga ei tundu küll siin midagi olevat. Veel. Veel suuremaks. No, sellest suurusest vist peaks küll olema või. Loeme siis selle pildi ka sisse, on teen huvi pärast siis ühe veel. Nii, okei. Teeme selle pildi ka ära. Igaks juhuks. Siin on nüüd natukene suurem suurendus, ehk siis kohe ma vaatan. Selle ekraani nähtav osa suurus võiks nüüd kui palju olla? 100 mikrot, kuskil 0,2 millimeetrit. Ehk siis hästi mikrotasandil vaatame. Sest võib-olla jah, suur pilt, ütleme, et äkki ei pruukinud näidata. Vaatame, mis ta siin siis. Võtame jälle siis täis ala pealt spektri. Ja pilt paistab olevat sama. Jah. Ütleme nii, et pinnakatte on seekord jälle normaalselt olnud. Tasub kontrollida, ega mõnikord võib kas lahus on omadega õhtale läinud või on mingi jama on protsessis juhtunud, nii et selles mõttes ikkagi see väike kontroll paha ei tee. Ma näitan, milline näeb pilt välja, kui on ebakvaliteetne kate olnud. Tegemist on kunagiste katsetustega. Vastame selle ära. Nii, ma arvan, et tegelikult ta oli mul siin samas. Nii. Siin on nüüd näha selline asi, see heledam osa on hõbe ja see osa on vask. See lant pärineb nüüd veel sellest ajast, kui ma erinevatest kohtadest nii-öelda originaal hõbetamist sain, et katsetada lihtsalt ja võrrelda siis pärast nagu enda tulemustega. Vaatame, ma saan siit. Nii, ma ei saa siin nüüd praegu tulemust kätte. Vaatame uuesti ühe korra. Siit ei saa. Nii. Samamoodi, see on kuskil 2 millimeetrine ala ja on näha, et väga tugevalt on vaske sees, ehk siis pinnakatte ei ole ühtlane. Siin on ka näha need tumedamad osad, mis siin on, see on vask, ei ole korralikult katnud ja kogu see heledam osa on siis hõbe. Nii, ja nüüd pole siis muud kui värvima ja ongi selle portsu käll asjad ühel pool.